tere tulemast Tuhtla põhikooli 31. lennu lõpuaktusele. Kohe-kohe jõuavad koolilaulu saatel meie ette tänased lõpetajad. Järgneb Eesti Vabariigi hümn. Emad, isad, vanaemad ja vanaisad saavad oma õnnitlused üle anda siin saalis pärast lõputunnistuste kätteandmist. Sugulased ja sõbrad saavad seda teha pärast aktust kooli siseõuel, kus toimub ka fotografeerimine. Aitäh ja alustame!
aastad ilmale läinud, mitu aastat koolis käinud, targast taganetud, lõpusirgel tehtud. Jah, kõik möödus ütles võttu, alles vaeti muinasjuttu, alles tõstsid tunnis kätt, nüüd on ületatud lätt. Sõna on Uhha põhikooli direktoril Anne Mäetsal. Austatud vallavanem, haridus- ja lastekaitsespetsialist, kallid lapsevanemad, lugupeetud kooliõpetajad ja kallid koolilõpetajad. Eesti riigi püsimise võti on haritud rahva käes. Kahjuks ei ole me saanud ega saa ilmselt ka tulevikuks suureks rahvaarvult ning vististi on meie jaoks, võttes arvesse majandusnäitajaid, ikkagi üsna keeruline jõuda 5 maailma rikkama riigi hulka. Aga hoopis jõukohasem on meile saada tugevaks ja suureks vaimult. Kuldreegliks on see, et väikerahva ja riigina tuleb meil hariduse valdkonda rohkem raha suunata ning lihtsalt
rohkem õppida ja õppida. Haldusreformi keerises olgu hariduse üheks tähtsamaks märksõnaks jätkusuutlike maakoolide säilitamine. Lühiajalised muutused ja kiired kannapöörded olgu nendest asutustest eemal. Sest on ju kodupaiga südamena igal koolil maal hindamatu väärtus. Väikeses koolis jõuab õpetaja iga õpilaseni ning ükski laps ei ole seal tähtsusetu mutrikene, vaid tunneb end vajaliku, õnneliku ja arvestatava kodanikuna. Head lõpetajad, kui ma peaksin teile tänase piduliku päeva puhul pühendama laulu, siis kõlaks see unustamatu Urmas Alenteri esituses järgmiselt. Minu Eestimaa püsib minus, ta põldude ristlikku lõpp. Minu Eestimaa püsib minus, ta keel ja ta kodune õhk. Just sellepärast see pala, et teis noortes meestes on kodust õhku ja püsivat ellusuhtumist, mis aitavad Eestimaal kesta puhtana ja kaitstuna. Teis on austus kodukoha ja looduse vastu. Teis on isamaalisus ja kaitsetahe, millest te võrreldes eakaaslastega rohkem teate ja lugu peate. Teiega koos on olnud huvitav mõelda riigikaitsest rohkem kui raud ja laskemoon. Usun, et tänaste ja tulevaste päevade nimel olete teiegi valmis oma maad kaitsma, nii nagu seda tegid pea teie vanused noored aastatel 1918 ja 1919. Igal aastal 23. juunil meenutame süüdatud võidutulede valguses vabadusvõitluse tähtsust. Ja on suurepärane, et 23. juunil on meil taas võimalus saada osa võidupäeva paraadist Rakveres. Head noormehed, selleks korraks on püstitatud eesmärgid saavutatud ja on aeg teha kokkuvõtteid. Tänaseks on teist saanud põhikooli lõputunnistuste omanikud. Mul on hea meel, et suutsite ennast kokku võtta ja saavutasite häid ja väga häid tulemusi. Teie keskmised punktisummad on ligi lähedased eelmise aasta väga tubli lennu punktisummadega. Kusjuures te suutsite isegi 0,7 punkti võrra ületada eelmise aasta lennu matemaatikaeksami tulemust. Argo, noormees, kes Märu valla Tidriku kuju omanikuna tõestas veel kord, et on aumeeled igati väärt. Lisaks sellele, et Argol on kõigil õppeaastatel olnud aastahinded ainult 5, sai ta ka lõpueksamitel suurepäraselt hakkama. Tema tulemused on järgmised. Matemaatikas 15 punkti 50. Eesti keeles 98 punkti 100 ja inglise keeles 96 punkti 100. Suur kiitus Argole ja tema perele. Tanel, rahuliku 3 poisina oli ikka väga proff saada keemiaeksamil nii palju punkte. Ja suur tänu selle eest, et sa oled tarkade kätega abivalmis poiss. Sander, sind kiidan kooli esindamise eest inglise keele olümpiaadidel ja ka inglise keele eksami tulemus 93 punkti 100 näitab seda, et oled mees, kes oma latti alla ei lase. Marek ja Risto, no teie oleksite võinud küll 4 ja 5-listena põhikooli lõpetada, sest kui vaadata teie eksami tulemusi, siis need näitavad küll, et olete prisked 4 väärt.
Martin, mulle jäävad meelde sinu vaba esinemine viimasel Sõmeru valla sünnipäeva peal ja hea esitlus Art Nouveau kunstikonkursil Tammsalus. Kõik teiega seotud tulemused teevad rõõmu ja näitavad, et Uhtna kooli haridus liigub õiget rada pidi. Kiidan teid veel kord abivalmiduse ja asjalikkuse eest ning tänan teie vanemaid, vanavanemaid, õpetajaid ja kõiki neid, kes teid on kasvatanud, õpetanud, julgustanud ja toetanud. Eraldi tänusõnad veel klassijuhatajatele, Kadrile, Jaanikale, Evelinile, Pirjele ja Sirjele, kes õppimise tulemuslikkuse nimel ei teinud teile mingeid järeleandmisi. Teist oli tark kuuletuda ja seda nõu kuulda võtta. Head noored, ma ei tea teie unistusi. Kindlasti on teil need olemas. Kuid minu unistuseks on, et te õpiksite ja arendaksite end edasi. Arendage oma andeid ning olge selles tegevuses ikka julged ja sihikindlad. Muutke asju alati paremuse suunas. Toimetage ja tegutsege nii, et teie teadmised ja teod teeksid rõõmu ning tooksid kasu meile kõigile. Soovin teile kõikide teie unistuste täitumist, sihikindlust ja kannatust nende elluviimisel. Jääge heaks, olge uhked Uhtna kooli üle ja armastage oma peret, rahvast ja riiki. Lõputunnistuse kättäärduseks saab sõna õppele juhataja Sirje Rebane. Kallid õpetajad, lapsevanemad, igal kevadel mul on suur rõõm ette lugeda Uhtna põhikooli käskkiri, mis sel aastal kõlab järgmiselt. Juhindudes põhikooli ja gümnaasiumi seadusest väljastada põhikooli lõputunnistus ja kustutada õpilaste nimekirjast Risto Allas, Tanel Kullamäe, Martin Matto, Sander Vissak, Argo Virusiin ja Marek Virv. Kust poolt te lähete? Ja kui nüüd asi ühe kokku ette võtta, siis Josef Alfonso on öelnud, pisiasjus võib juhus rempe mängida, aga õnn on sinu enda teha. Lõputunnistuse koos kiituskirjaga saab Argo Virusiin.
on öelnud: muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga koos käib. Käib natuke kiiremini kui maailm, jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab. Risto Allas. Saab ka Uhtna põhikooli tänukirja aktiivse osalemise eest klassivälistes üritustel. Keerulisemaid küsimusi elus on otsustada, milliseid sildu ületada ja milliseid põletada. Tanel Kullamäe. Mitte olukorrad ei loo inimest, vaid inimene loob olukordi. Martin Matto. Martin saab ka Uhtna põhikooli tänukirja eduka osalemise eest kunstikonkursil ja kooli malevõistlustel. Mida me valmistame meile armsatele inimestele, peegeldub meile tagasi, mitte nõrgenedes, nagu peegeldused tavaliselt, vaid muutub veelgi säravamaks. Marek Viirg.
kõige rohkem teeme me tavaliselt siis, kui arvame, et teeme liiga vähe. Sander Lisak. Mina tahaks omalt poolt tänada viimast klassijuhatajat Sirjet. Ja mis laevukas on, kui kaptenit ei ole, tahaks ka Annet tänada. Aitäh, Anne! Kallid õpetajad, mul on lisaks kõigile õnnitlustele, mis juba kätte oled saanud ette lugeda, maavanem Marko Tormi tervitus. Tarkus tuleb tasapisi, tuleb tasahilju, tarkuselt ei tasu loota kohe valmis vilju. Pole tarkus lahvaubi, mida haarad käega, ei saa tarkust pähe panna võimu ega väega. Ei saa tarkust kratikombel külast kokku kanda, ega selle tabamiseks raskelt raha anda. Mehe sõnal mehe sõna, mida tarkus juhib, lollus tarkus tagaselja nüpeldab ja nuhib. Vastandite vastasseisus targem ikka võitnud, pole tarka ülekaela kunagi ju sõitnud. Tarkus tuleb tasapisi, aga kannab vilju, tarkus targalt taga nõuda, pole iial hilja. Ja teiseks on mul teile ette lugeda Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna tervitus. Kallid õpetajad, soovime teile uude mõtete õnne, põhjuste põnevust, rõõmu ja rahulolu, nii olnust kui ka tulevast, arusaamise triumfi, ulatumist uue liiguni. Astuge kindlameelselt oma unistuste poole. Palju õnne! Aitäh Sõmmeru vallavanemale Peep Kaskirile. Järgnevalt saavad sõna 9. klassi klassijuhatajad ehk alustame algusest. Homme on juba september ja perel on nii palju tööd. Kas vihku paber on ümber, kas korraga kraed, sokid, vööd. Kallid õpetajad, selliste äärevate küsimustega on alanud teie peres 9 sügist ja ega see ei lõppe. Kohe-kohe on käes hetk, kui astute sirgel seljal lõpukella saatel välja saali uksest ning teie sülle pannakse lademites lilli, iga uksaga kaasas suur õnnitlus lõpetamise puhul. Enne veel, pane
paneme aja seisu, võtame hetke ja meenutame. Alustasime sööklamajas, väikese katusaknaga klassiruumis. Teie ärevusest ja uudishimust kärsitud, mina peksleva südame ja väriseva häälega teie nimesid küsides ja esimest klassijuhataja tundi alustades. Kuud möödusid lennates. Saatjateks olid aagitsutegelased, kelle hulgast oma lemmiku leidsite ja oma toimetamiseid jääparmusi võrdlesite. Ehk tunnete ära. Ämbli Kärvi, kelle tädi kudus õhkõrnaid linikuid, kuid talle endale oli kaunid kunstlikud teadus. See-eest austas ta väga teiste poolt saadud õpetusi ja juhtnööre, mida järgides valmisid alati töökorras pliiatsitega lapselikud taadused tööd. Rott Ruudi, kes vaimustus alati uuest ja huvitavast, ega kartnud ise katsetada ning leiutada. Loodan, et selle poisi kulinaarsed katsetused on lõppenud toimivate retseptidega, sest suur sõpruskond, kes siin tihti ümbritseb, peab naljale lisaks ka süüa saama. Olav Ülo, kes tahtis ülasääriga müügijuhiks saada, kuid loominguline suhtumine raha loendamisesse rikkus plaani. Kindlasti teab kunagi tegelasega sarnane noormees nüüd täpselt, kui palju sõrmi on kahel käel kokku, sest kooliteed alustades sattus neid loendades tihti segadusse. Kord oli neid 9 ja siis jälle 11. Öövi Tööru, kelle töökusele võrdselt vastast 3, ajas tihti metsaelanikud oma lauluga pikkadest öödest segadusse. Kallis õpetaja, kes sa oled igas oma ettevõtmises olnud alati põhjalik, täpne ja silma paistnud sisutihedate vastuste ja töödega, ära alahinda puhkust. Lõvi Leo, kes jõudis palju toimetada, kuid tippus enne tegema, siis mõtlema. Sa oled sirgunud targaks poisiks. Loodan, et oskad valida seltskonda, kellega oma vaba aega veeda ja tegevusi, mida teed, sest kõik, mis teeb, tegelda. Siil Feels oli laia silmaringi ja suure isuga aavitsategelane. Seltskonnas ütled sa alati sõna sekka, olgu jututeema milline tahes. Kooli sööklas tubli poisina sõid sa alati oma taldriku tühjaks. Veerandi lõpu Rootsi lauas tõstsid alati mitu kringlitükki. Nii nagu toidu on ka teadmistega, süües kasvab isu. Praeguseks hetkeks peab teil kõigil olema selge, milles olete tõeliselt head, mida te armastate teha ja mida maailm teilt vajab. Pane korraks silmad kinni ja pigista pöialt pihku ja mõtle tagasi näiteks sellele hetkele aasta jooksul, kui sa said kätte matemaatika kontrolltöö ja juba esimesest ülesandest said aru, et sellest tuleb puhas bingo. Mõtle kas või oma loovutööle, see tunne, kui sa paar tundi enne esitamise tähtaega seda alles printisid. Ning nüüd see tunne, mis sul on praegu, teades, et sellega on lõpp, sa ei pea seda tööd enam kunagi nägema. Mõtle nendele inimestele, kellega jagasid oma senise elu parimaid hetki. Olgu need siis head, halvad, närve söövad või lihtsalt kohutavad piinlikud. Ole hea, lase nüüd oma pöial lahti. Alates tänasest saad sa alati oma pöialt pidistades tunda ühe hetkega seda emotsiooni, mis võtab kokku ühe elu peatüki. Selle peatüki, millega tänasest on lõpp. Vana-Kreeka filosoof Demokritos pidas sündmuste põhjusteks korraga nii juhuslikkust kui ka paratamatust. Statistikud on selleks välja pakkunud koguni 52%. Seega võin väita, et mina olengi see 52% teie elust, mis mind 2010. aastal teie klassijuhatajaks tegi. Ja me lõpetasime teiega koos 3. klassi.
Kui õpetaja Jaanika oli teie elus klassijuhataja juhuse tõttu, siis järelikult mina tulin teie ellu juba paratamatusena. Koos sai veedetud 2 korda 175 koolipäeva ja siis oli käes aeg anda need edasi teie järgmisele klassijuhatajale. 6. klassis jätkasite juba õpetaja Pirjega. Teil peab ikka väga hea mälu ja kohanemisvõime olema, et kõik need klassijuhatajate nimed meelde jätta ja nende veidruste ja nõudmistega harida. Paar aastat tagasi väljendas üks siin ees istuv noormees nii mõnegi klassiline mõtteid kirjutades järgmised read. Mulle tegelikult ei meeldi õppimine, aga ma saan aru, et see on mu tulevikus tähtis osa ja ma üritan anda selles 100%. Nüüd on teil haridustee esimene etapp läbitud ja päike meelitab teid juba õuel. Need 6 vahvat noort meest on mitmekesiste huvide ja laia silmaringiga. Me oleme neid aastate jooksul tundma õppinud ja kui ütleb mõned märksõnad, siis suurem osa saalis viibijatest taipab, kellest on jutt. Huumor, mets, Risto parem käsi, joonistamine, korvpall, tants, traktorid, muusika, inglise keeles mets, noorkotkad. Nad on küll erinevad, kuid vajadusel moodustasid ühtse loova löögrühma, sest neil on palju sarnaseid jooni samuti ja selle kinnituseks tsiteerin veel kord tänaste päevakangelaste kirjatöid. Armastan elada, armastan oma peret, armastan arvutimänge, armastan ekstreemseid asju, armastan makarone hakklihaga, õnnitlen üldharidusmiinimumi sooritamise puhul. Aitäh ja kallid õpetajad, kui mina teid enda hoole alla sain, ei jäänud mul muud üle, kui ainult vahvasadurusveiki tsiteerides öelda, lõuad pidada ja edasi teerida. Aga et see oleks liiga lühike, siis mul on teile veel üht-teist öelda. Näiteks seda, et kevad toob kõigile minekuruttu, koolikeel rõõmsaks teed meele, lõpuspurt tehtud, kuid ära veel tuhku. Täna sa lähed siit teele. Tagasivaates see oli nii ammu, alguse ja aastate taha. Nüüd sa siit püstipäi minema sammud, nentides polnudki paha. Mahtusid sellesse numbrid ja tähed, kukerpall, tirel ja suusad. Isegi valemid tuppisid pähe. Mõnikord panid ka puusalt. Eksami ärevus ajusid naastas, vihmahoog üle veel käis, tulemus endasse usu sul taastas, elu taas lillena näis. Mine, kuid vahel ka tagasi vaata, ole veel pisike põnn. Meie poolt aeg teid nüüd teele on saata, sooviks, et saadaks teid õnn. Ja meil on teile väiksed kingitused ka, eks ju? Ja ma ei saa välja ütlemata jätta ka seda fakti, et Utna kooli 31. lend on nii Koala kui ka Utna kooli ajaloos ainuke lend, kus lõpetasid ainult poisid.
Head lõpetajad, emad, isad, kõik lõpetajate sõbrad, kes te täna olete siia arvukalt olnud ja muidugi head õpetajad. Kui lõpetajatel on matemaatikaeksam tehtud, siis mina praegu endamisi rehkendan, ei suudagi ära rehkendada. Mitte õpetajat ikkagi või klassijuhatajat ühe õpetaja kohta on, mina sain 0,8333 ja nii edasi, seda 3 kogu aeg jagasin. Päris huvitav number tuleb ja ma usun, et see peaks ka olema Uhtna kooli kroonikas rekordina kirjas, et nii palju klassijuhatajad ühe õpetaja kohta saab olema. See on üks mõte. Teine mõte, mida juba klassijuhataja ja õppealajuhataja Sirje ütles, et tõesti see on unikaalne, et on poiste klass, aga kui poisid tulid nagu orelivilet sisse kõik ühte sammu ja peaaegu ühe pikkused ka, siis ma mõtlesin, et kus on tüdrukute klass. Aga ju see siis jääb ootama järgmist aastat. Ja mis ma siis veel mõtlesin seda, et näha, need poisid on kaitse tahtega tegelenud, poisid tulid sirge seljaga, kõik ühte jalga, järelikult on eeldused olemas, et Kaitsevägi ootab teid 3, 4, 5 aasta pärast. Ja mis ma sooviks, et need unistused, mis teil 9 aasta jooksul on kogunenud, eriti viimasel aastal, et need kindlasti täituksid. Et kõik, mis elus ette võtate, ükskõik kui hästi või halvasti see välja kukub, selle lõpuni viiksite. Alati ei pea see siht kõige sirgem olema, tasub ka natuke kängulist teed pidi minna, aga tuleb ikka lõpp-punkti jõuda. Ja need mõtted, mida te täna peas kannate, viige kindlasti ellu. On see läbi gümnaasiumi, olgu see läbi ametikooli, aga viige ta lõpuni. Ja on ka aeg peatselt hakata unistama ka veelgi kõrgematest eesmärkidest, tuleb ka kõrgkooli poole pilgu teita. Tahaks tänada emasid, isasid, kes te täna kõik rõõmsalt siin oma lapsi õnnitlesite. On tõesti meeskonnatöö, et need noored tänase päevani on ilusti toimetanud. Aitäh teile selle eest, olge neile ikka toeks ka elu järgmistel etappidel, siis on see rõõm kõigile suur ja ühine. Ja kindlasti veel kord suur tänu ka kooli perele, kooli õpetajatele
ilma teie hooliva ja hooliva käete nendest noortest poistest ei oleks saanud need kenad ja sirged noormehed. Et see peaks ka teile rõõmu pakkuma, et olete teinud tubli töö ja soovime neile ühiselt kõik, et neil elus hästi läheks ja kõik unistused täituksid. Aitäh teile ja edu! Kas on veel kedagi, kes sooviks? Aitäh ja lõpusõnaks on teie ees 9. klass. Üheksa kooliaastat, see on 9 1. septembrit, 9 jõulupidu, 9 emade-isade päeva. See on 1575 koolipäeva ja 3